Tere! Mina olen Eva-Maria Kipt-Peenmaa, olen Nordic Experience'i turismifirma tegevjuht ja lisaks sellele saan teha oma unistuste tööd ja olla Tallinnas giid. Ja seda olen ma teinud juba varasest noorusest, kui ma avastasin, et giidindus ongi minu kirg, millest siis hobist sai siis tegelikult ka minu elukutse ja tulevane töö. Meie ettevõte korraldab ekskursioone nii Tallinnas kui erinevaid huvitavaid ekskursioone Tallinnast välja ja lisaks pakume ekskursioone ka kõikides Baltimaade ja Põhjamaa pealinnades. Kui sa mõtiskled, kas giidi amet võiks sulle sobida ja kas sul on vajalikud iseloomuomadused, mis on vajalikud, et olla silmapaistev selles karjääris, siis mõtle, kas sa oled käinud erinevatel ekskursioonidel ja millised giidid on sul ja ekskursiooni elamused on sul tegelikult elus meelde jäänud. Loomulikult on erinevaid giide, on erinevaid ekskursioone, kuid mida me tavaliselt ekskursioonilt ja giidilt ootame? Me ootame huvitavaid lugude jutustamisi. Kes ei tahaks kuulda huvitavat lugu ja siis seda ka teistele oma sõpradele jagada. Ehk siis, kui sa oled elavaloomuline, sul on meeldinud alati esineda, teistele oma lugusid ette kanda, olla tähelepanu keskpunktis, siis kindlasti on sul need esimesed omadused, mida giidil on väga palju vaja. Sinna juurde käib loomulikult esinemisoskus, kõva hääl, huumorisoon, kuid kõige olulisem kõigest on kirg. Kui meiegi otsime endale uusi sobivaid giide, siis kõige oluliseks peame me alati kirglikkust ja head huumorioskust. Ja kõike muud saab tegelikult juurde õppida, kuid need on sellised iseloomuomadused, mida me arvame, et kas sul need on, ei ole, kuid need ei ole õpitavad. Tere tulemast! Oleme jõudnud Raeapteeki, mis on tegutsenud siin juba järjepidevalt üle 600 aasta. See on kõige vanem samas kohas tegutsenud apteek maailmas. Juba keskajal oli see väga eriline koht, kus inimesed käisid koos, sotsialiseerusid ja kasutasid ka kõik võimalikke imerohtusid ja üheks nendeks oli tegelikult martsipan. Ja kuidas siis martsipan alguse sai meie linnas oligi, et noor apteekri abi, poiss nimega Mart, tal anti ülesanne leiutada uus imeravi. Ja ta hakkaski katsetama, pani veidikene mandlijahu, pani tuhksuhkrut ja vormis selle leivakujuliseks pätsiks. Kui siis raeherra tuli ja tahtis proovida uut imerohtu, võttis ta sellest tükikese ja hakkas laginal naerma. Kõik tema hädad olid justkui pühitud. Ja sellepärast usutigi, et martsipan aitab kõik võimalike haiguste vastu, kuid eelkõige ravib ta armuvalu. Kahjuks tänapäeval Tallinnas ei ole eraldi giidi ametiks õpitavat ülikooli või eriala. Seetõttu väga paljud uued tulevased giidid, keda huvitab ajalugu ja huvitavate lugude esitamine, siis paljud nendest võtavad selle teekonna ette ja tegelikult hakkavad ise uurima ja õppima. Poodides on müügil esialgsed giidi käsiraamatud, Eesti ja Tallinna tutvustavad ajaloo ja legendide raamatud, et tegelikult kogu see põhiline baasinformatsioon on kõik erinevates raamatutes olemas. Tuleb lihtsalt teada, millistest raamatutest võiks alustada. Ja siis tasuks pöörduda mõne erineva turismiettevõtte poole, sest praegusel ajal kõik otsivad uusi säravaid talente, kuid loomulikult peab olema see vastav keeleoskus. Et lisaks inglise keelele on loomulikult väga nõutud kõikvõimalikud eksootilisemad keeled, kas Põhjamaa keeled, Itaalia, Hispaania, Portugali, kaasa arvatud hiina keel või jaapani keel, et keelteoskus annab juba suure võimaluse
seda tööd samuti leida. See on hea täiendus inimese jaoks, kes õpib mõnda võõrkeelt ja võib-olla tahab saada tõlgiks või tahab saada õpetajaks, kuid lisaks sellele tahaks ta veel midagi oma keeleoskusega peale hakata. Ja kui need eelnevad vajalikud iseloomuomadused on olemas ja keeleoskus on samuti suus, siis on see hea võimalus ennast proovile panna. Juba keskajast alates oli apteegil oma ravimiaed linnamüürist väljas ja pandi kokku kõik võimalikke imerohtusid ja võeti kasutusele ka selline tore jook nimega Claret, mis on siis keskaegne vürtsijook veini baasil, 11% kange ja siia läks siis nii nelki, safranit, muskaatõisi, kaneeli kui roosuhkrut ja see oli keskajal üks kõige kallimaid jooke. Ja loomulikult garanteeris see hea tuju, kui pani ka mõnusalt vereringe käima. Tänapäeval saab seda imejooki, mis juba aastast 1467 tehakse, ainult Eestis siin Raja apteegis osta. Giidi elukutse juures kõige toredam on see, et seda ta saab teha kõrge eani, sisuliselt aastaringselt ja kõige parem on, kui valdate erinevaid keeli, et seda rohkem on võimalik tegelikult ettevõtetel teile tööd pakkuda. Samuti saate ise oma aega planeerida, kui tahate pikemalt olla ära reisil või millegi muuga tegeleda, siis alati on võimalik selle töö juurde tagasi tulla. Isegi võttes aasta või 2 pausi, on alati võimalik jälle tulla ja uuesti alustada. Ja võin ise omast kogemusest öelda, et kõige paremad giidid ongi meie ettevõtte jaoks vähemalt need, kelle jaoks giiditöö ongi nende kiretöö. Nad teevad seda mingi muu oma põhitöö kõrvalt ja just sellepärast, et nad tahavad ekskursiooni teha. Nad tahavad tulla, nad tahavad esineda ja oma lugusid rääkida. Et meil on olnud nii lauljaid, tantsijaid, õpetajaid, et väga paljudest erinevatest eluvaldkondadest, isegi poliitikuid, kes on teinud seda tööd just nii palju või nii vähe, kui palju neil on jätkunud aega oma muude tegemiste kõrvalt, kuid siis nad tulevadki ja saavad anda endast nii-öelda kõik ja ka publik tajub seda, et giid teeb seda täie rõõmu ja teie energiaga. Raekoja torni otsas valvab meid kõiki meie kuulus linnavalvur Vana Toomas. Igal aastal tuleb Ülemiste järvest vetevanake ja küsib Toomaselt olulise küsimuse. Kas Tallinn on juba valmis saanud? Kui Toomas vastaks, et jah on küll, siis Ülemiste vanake tuleks ja uputaks kogu meie linna. Seepärast saab Toomas vastata alati üht ja sama, ei, me ikka veel ehitame seda. Ehk teisisõnu, Tallinn kui meie linn ei saagi iialgi valmis saada. Igaveseks ajaks jääme me seda ehitama. Giiditöö võib olla täisaega töö, kui sa valdad väga palju erinevaid keeli, oled õppimisimuline ja oled valmis pidevalt ka juurde õppima uusi tuure, omandama uusi muuseumi atesteeringuid ja õppima ka näiteks uusi vajalikke temaatikatuure juurde. Kuid enamike giidide jaoks on see siiski nende jaoks osalise või poole koormusega töö, et tihti nad ikkagi teevad midagi muud. Väga paljud tegelevad näiteks tõlkimisega, raamatute tõlkimisega ja teevad selle kõrvalt, kes annab eratunde, kes õpetab keeltekoolis, kes töötab muuseumis, et see sobib nagu selliseks täiendavaks ja sinu muud tööd rikastavaks ametiks. Tahtmist täis algajatele giididele soovitaksin eelkõige võtta ühendust Tallinnas suuri kruiisilaevu opereerivate turismifirmade poole, kuna nendel on just kõrgsuve hooajal, kui tuleb Tallinnasse suured laevad, vaja suuremas koguses erinevalt
keeli valdavaid giide ja siis nad annavad võimaluse ka just algajatele giididele ja abistavad ka giidiks õppimisel. Kuid meie ettevõtte poole võiksite pöörduda siis, kui olete juba ühe nii-öelda suvehauaja oma kätt giiditöös proovinud ja oma esimesed kogemused kätte saanud. Minu arvates kõige lahedam asi giidiameti juures on see, et kogu maailm tuleb sinu juurde. Ja sul on võimalik kohtuda inimestega, kellega sa muidu mitte iialgi kokku ei saaks. Nii erinevatest riikidest kui kultuurilisest taustast, erinevas vanuses, erinevatelt ametitelt ja poliitikutest, näitlejate ja isegi kuulsate lauljateni ja huvitavate äridelegatsioonideni. Et see on see, mida mina kõige rohkem naudin, et mul on võimalik kas või paar tundi selliste huvitavate erinevate inimestega koos aega veeta.